Kohe on algamas A1M-i järjekordne talvine rallisprint ja juba mitmendat aastat ralliradadel on sõitnud veel kaunis neiu Kristin Sepp. Nüüd meil õnnestus temaga lõpuks kokku saada, natu juttu ajada ja tema kaardilugeja Kristo Holsman. No alustame ilmselt sellest, et kuidas sul üldse tekkis huvi autospordi vastu? No ma olen alati rääkinud, et mul vanaisa oli taksojuht, aga eks vanematel lihtsalt tassid mind Saaremaal hoida, ütlesid, et näe, võtta auto ja sõida põllu peal ja nii see tuligi. Ja esimene päris võistlusauto oli? No põllurallil oli mul Golf 3. Ja suures rallis, eksportrallis? Oli Honda Civic. Oligi Honda Civic. No selle Honda Civicu saatus oli kurb. Oli. Ma nägin seda ise ka pealt, ega sa nüüd tagant järgi oled mõelnud, et mis see põhjus selles süttimises oli üldse? Seal neid vandenõuteooriaid oli nii palju, et parem kui asjaosaline selle asja ise lahti seletab. Ega me ei teagi. Ei teagi. Selle, et ühtegi kontakti ju midagi ei olnud. Ei tea, kas õli kuidagi miskit talt mootori vahelt tuli või... Ja enne seda sul ka nagu otseselt ühtegi pauku ei käinud? Lihtsalt, jah. Ja kuri oli veel, et see oli ju väga kuum oli ja kuiv ja siis läks ju veel mets põlema, et mäletan, meie droonimees juhatas veel seal päästeoperatsiooni ja noh, see oli mahakandmine kahjuks. Jaa, kahjuks oli jah. Ja siis tuli otsus juba midagi kurjema. Muidugi, kõrgemal. Ja no võib-olla küsikski siis niimoodi, et no ütleme, kallis rallikas maha põletada. See on ikkagi rahakotile ka kõva pauk, aga kas nagu motivatsiooni kordagi ei võtnud maha, et kõik aitab lõpp? Ei. Et pigem oli kohe mõte, et kohe uus. Ja. Kohe uus ja kas see oli lihtsalt saadaval või tahtsid juba 4-vedusesse klassi minna? Ja 4-vedusega. Et see Honda nagu ei istunud enam mulle ja siis sai selline otsus langetada. Jah, täpselt. No, kui nüüd vaadata veel seda, et ainus naine on ka praegu sportrallis ja veel 4-veoklassis, siis ju, no põhimõtteliselt oledki alati Eesti meister ja kuigi kahjuks nagu välja ei anta eraldi. Aga kaardilugeja on reeglina olnud naisterahvas, mehel. Nüüd on vastupidi. Et siis nagu, kus selline otsus üldse tuli? Päris ootamatult, siis ta pakkus mulle ja päev läbi läks ikka aega mõtlemiseks. Aga kuna ma ennem olin rahvarallis lugenud, siis nagu mõtlesin, et miks mitte, peab ära proovima. Ja ei kahetse. Ja kõik nagu koostöö sujub, klapib? Sujub, saab suuta poista aasta sõidetud küll, et ei ole häda midagi. Ja see aasta oletegi te sellises kombos nagu sõitmas terve hooaeg. Ja hooajaplaan on ikkagi, kui kõik ilus on, auto kestab sõita kõik Eesti rallid. Ainult Eesti. Mujale nagu mitte veel ei kipu, jah. Veel ei kipu, et tunned, et siin on ka veel arenguruum. Jaa, kindlasti. No ja kindlasti on selle, et kui me nüüd rahvasuus ja ralli rahvasuus kutsutakse seda Tammekunni trampliiniks, mis oli nii-öelda Võru rallil. No jälle oli natukene väike action ja... Oli. Järgmine aasta targemad, Kelle veaks hindad seda? Et see väljasõit seal juhtus trampliinil? Pigem ma arvan enda, sest et läksin liiga julgelt peale. Ja eelnevalt ei märkinud ka, et oleks visanud või hüpanud või midagi. No too viskab ju kõvasti, seal on Rauli Eets katusel olnud ja Georg Kross on sealt väga napilt pääsenud. Sellest me ei teadnud midagi. Ja õpime. Esimese korra värk. Vigadest õpitakse, aga see teeb ka tugevamaks. Muidugi. Kas autovigastused olid väga kõvasti? Jah. Ikka esi ots sai haiget kõvasti? Ja kõik puur läks ja kõik puurile ära. No ja seal on ta vana lõigatud lank ja kännud. Toode haiget. Aga jälle, motivatsioon ei langenud kuhugi. Et nagu just kaardilugeja ütles, et oleme targemad seekord ja märgime sellised trikimad kohad võib-olla rohkem sisse ja no ega rallisport, kõik tipud ju sõidavad ka välja ja noh, see on paratamatus. Teeb tugevamaks. See on ralli. See ongi ralli. Võib ju malet mängida, aga vist eriti huvi ei paku. Ei paku. Tänane rada on läbi sõidetud. Kommentaar tänasele rajale. Hästi tehniline. Nikerdamine, jah. Et nagu kiirused ei tohiks väga suureks minna, pigem nikerdamine. Aga eksimiskohti on küll ja veel.
seal väike hüpe ka. No see hüpe nüüd see aasta sõidetakse teistmoodi küll teises suunas, aga kindlasti ta viskab ja on ka koht, kus nagu hoida ja mõnusad kraavad olid ka kõrval kohe. Ja, no nii siin Lõuna-Eestis reeglina ongi nii, et 1 kilomeetri kiiruskatse kohta on alati 2 kilomeetrit eurokraav. Et eksimisruumi on. Aga me siis vaatame, kuidas teil läheb täna, kuidas algab hooaeg. See algab juba järgmine nädal. Ja, järgmine nädal ei osale. Ei osale? Kahjuks ei osale, jah. Talveralli jääb vahele? Ja, see jääb vahele. Ja otsus, põhjus? Vaja tööd ka teha. Teenida rallisõiduks raha, et pigem siis juba suvel? Jaa. Pigem mul meeldib ka rohkem kruusa peal sõita, kui see lume peal, aga väike harjutus. Väike harjutus ei tee paha? Jaa, täpselt. Loodame, et kõik läheb hästi plaanipäraselt? Joo. Apsakaid hakkab üha vähem tulema, auto hakkab üha vähem haiget saama, et täna läheb kõik hästi. Joo. Tulevikuks ralli.ee soovib teile edu. Aitäh. Tänab intervjuu eest. Joo, aitäh. Väga tore.